Tere! Podcast, kes on loll, ema ja tütar räägivad. Täna räägime õdedest ja vendadest ja nendega läbisaamisest. Räägime. Ma alustan seekord nüüd enda loo avamisest. Proovige nüüd jälgida. Mul on isal on nii-öelda esimene abielu, kust on 2 last. Ja mu emal oli esimene abielu, kus on 2 last. Ja siis minu ema isa said kokku. Ja siis mina olen nende üks ühine laps. Mõlemal siis nagu 3. laps. Ehk siis nutikam kuulaja sai aru, et mul on 2 pooled ja 2 pool venda. On ju? Nii. Aga nüüd tuleb nii, et ema poolt siis minu õde ja vend olid siis need, kes jäid mu ema koju, kuhu mina ka sündisin. Ehk siis ma nendega koos ju kasvasin üles, seal samas kodus on ju. Aga siis isa poolt õde ja vend jäid oma emaga, nii-öelda minu isa esimese naisega siis koos on ju. Ja nad käisid meil aeg-ajalt külas ja ma ausalt öeldes ei mäleta nende suhet isaga väga, sest ma olin nii laps on ju, nii väike on ju. Kui nad olid siis siuksed pubekad ja natuke vanemad isegi, siis ühesõnaga siis elu nagu lõpuks nagu kuidagi kujunes niimoodi, et need, kellega ma koos elasin, siis minu ema poolt õde ja vend, neid ma täna kutsungi õeks ja vennaks, sest et minu jaoks ei ole vahet, et me nagu faktiliselt või bioloogiliselt ei ole nagu justkui nagu päris õde ja päris vend, sest ma olen nende koos üles kasvanud ja minu jaoks nad on õde ja vend, et see nagu bioloogiline pool ei ole siin üldse mingi nii tähtis. Aga siis isa poolt õde ja vend, kuna me puutusime nii palju vähem kokku, tõsiselt vähe. Minu meelest äkki ma nägin neid kord aastas, kui isa sünnipäev oli. Ma ei mäleta üldse, et ma oleks neid väga palju näinud väiksena. Siis me lihtsalt, ma arvan, parema sõna puudumisel ma ütleks, et me kasvasime lahku või lihtsalt meil ei kasvanud sellist suhet, ütleme, õe ja venna suhet. Nii et jah, nad on jätkuvalt, ma kutsun neid õde ja vend, aga ma tegelikult kahjuks ei ole nendega nii lähedane täna. Et meil on küll suhtlus olemas, nüüd ju, ma ütleks täna, ma suhtlen nendega tihedamad kui siis, kui me lapsed või noored olime. Aga kuidagi ei ole see nagu siuke väga lähedane suhtlus. Samas, mul on hea meel, et nad on olemas ja ma väga austan seda ja mul on isegi nagu hea, nagu tore mõelda, et kuskil on veel keegi õde ja vend, et kui mul on siuke tunne, et kui elus on mingi nagu täitsa pahasti, et siis vähemalt on nagu inimesed ikkagi olemas kuskil, on ju. Aga siis oma nii-öelda õde ja vend, kellest ma alati räägin, et mul on õde ja vend, need on siis need, kellega ma kes elasid ka ema juures, on ju, kellega koos me üles kasvasime. Ja sealt siis õde on minust 11 aastat vanem ja vend 15 aastat vanem. Ja nüüd tegelikult mu nii-öelda teine õde ja vend isa poolt on enam-vähem palju vanemad minust. Ma praegu ei mäleta aastast täpselt nende vanust, aga minu meelest on nad enam-vähem samas eas, pluss-miinus paar aastat. Nii et kokkuvõttes nad olid kõik siuksed puberteedid, vanuses, ma ei tea, 12 kuni 16 näiteks, kui mina nii-öelda mängu tulin. Ja ma arvan, et kõikidel oli raske mõnes mõttes leppida sellega, et ma tulin. Et ema ja isa lähevad lahku, ükskõik kummalt poolt sa vaatad, oli keeruline. Nii et, aga ma nagu ei tunne, et mina selles kuidagi süüdi otseselt olen või midagi sellist. Igal juhul nii oli ja mina siis, kui rääkida nüüd suhetest õdede vendadega, ma juba rääkisin isa poolt siis õe vennaga, ma tõesti hästi vähe suhtlesin, kahjuks nägin neid tõesti võib-olla ainult kord aastas, on ju. Aga siis ema poolt õe vennaga me elasime koos, kasvasime koos ja ma mäletan, et ma ei saanud üldse läbi nendega, kui ma väike olin. Nagu reaalselt, ma mäletan, et ma käisin keskkoolis ja kuna mu vend oli siuke vanem ja ta on alati hästi siuke heas mõttes ükskõikne olnud. Ta on nagu mingi suva, küll nagu asjad laabuvad ja siuke hästi nagu lebo vend sõna otseses mõttes on. Ta ei ole kunagi mingi range olnud või mingi nõudlik või mingi, ma ei tea, on. Aga mu õde on täpselt vastupidi, tema nagu üli mingi siuke, et ma mäletan, ta oli kodust juba välja kolinud, mina sain nii-öelda nende toa endale, nad olid mõlemad juba, said lapsed ja tekitasid oma pered ja nii edasi.
Siis ta tuli meile külla, ma mäletan, mul oli kogu aeg see stress, ema tuli, Katrin tuleb külla ja kui ta su tuba näeb, oi ja sa saad, on ju. Noh, mul oli täielik nagu, issand jälle hakkab pihta ja mind nii häiris, et ta tuli, noh, nagu ja siis hakkas muga lihtsalt sõna otseses mõttes õiendama iga kord, kui ta tuli, on ju. Ja ma räägin, ma olin keskkoolis, ma ikka veel mõtlesin, et nagu fuck, jälle ta tuleb, on ju, jälle hakkab mingi õiendab siiamaani sinuga vahest. Jaa, siiamaani. Eile käisime maasikaid puhastamas tädi Katrini juures. Ja siis midagi ta ütles sulle, mida ta õiendas sinuga. Ta õiendab kogu aeg, see on okei. Nüüd ma olen sellega ära harjunud, nüüd ma olen ise täiskasvanu ja noh, nüüd meil pole ema ka, nüüd ta ongi mulle nagu ema eest, on ju, et me ise teeme ka nalja, ta ütleb ka mulle, kes sind siis kasvatab, ema ju ei ole, et ma siis õiendan sinuga. Ma ütlesin, okei, õiendan. Et enam see mind, mis ma tahan öelda, see nagu ei häiri. Aga siis, noh, see lõi niimoodi kettasse, ma olin jumala närvis, ma olin nagu, noh, me karjusime üksteise, kaua minema siit, või siis ma läksin ise minema, sest ma ei kannatanud seda. Ja siis ma avasin ühe nippi, ma olin hästi kiuslik ise, on ju ka, on ju. Sündis tal esimene laps, on ju. Kennu, tervitused. Ja siis, ja kui ta oli väike, siis tal oli siuke, et oli hästi empaatiline, ta on tänase päevani, hästi sooja südamega, suure südamega, tore inimene, on ju. Ja kui ta oli väike laps, ma ei mäleta, kui vana ta siis võis olla, aasta-paarina võib-olla, on ju, siis ta veel väga, vist natuke tatsusringi, on ju. Siis ta oli siuke, et kui ta nägi, keegi nuttis kuskil, mingi laps või mingi õnnetu olukord, ta hakkas lihtsalt nutma. Ta elas niimoodi kaasa. Noh, reaalselt hästi nunnu ja ta oligi nunnu ja siis mul õde käis tihti temaga meil, sest me teda hoidsime ka, või ema hoidis ja siis ma hästi tihti olin koos, on ju. Ja siis, kui Katrin tuli õiendama minuga sinna ja hakkas jälle pihtama mingi kiunuga, siis ma tegin alati Kennule nagu ma nutaks, tegelikult ma ei nutnud. Ja siis hakkas Kennu nutma ja siis õde oli mingi topeltviha, nagu mis on viga, nüüd sa ees mul lapse nutma. Siis ma leidsin nagu nõksu, kuidas teda närvi. Et siuksed mälestused mul kohe siia alguses. Ma lähen hakanud Kennule seda tegema. Nüüd on... Ta teab seda, olles... 30 midagi aastane mees juba. Siis ma lähen teen talle Katu minuga ja siis ma lähen Kennu. Vaatan, kes see töötab. Vaatab. Jah. Ja Katu õiendab minuga ka kogu aeg. See on okei, ta tahab parimat. Ei, see on jah. Ma oleks kõik korralikud ja viksid ja viisakad ja teeks asju nii, nagu tema tahab, mitte nii, nagu teised mõtlevad. Jah. Nii, nagu sa ise mõtled, nii sa ei tohiks teha. Aga ma mäletan, sa rääkisid mulle kunagi siukest juttu ka, et siis, kui Katu veel elas, nagu, kui te elasite veel koos, et siis, kui tal olid mingid sõbrannad külas, sa läksid sinna tuppa ja sa peeratsid ja jooksid välja. Vot seda mina ei mäleta, seda tema mulle rääkis. Ma olin siis veel väiksem ju. Aga jah, minust ma käisin lasteaias äkki või. Ja siis oli see, et tal oli oma tuba veel, on ju. Mina olin siis vist ema isa toas, on ju. Ma ei mäleta, kuidas see setup oli. Igal juhul, ta pani ukse kinni ja ütles, sa ei tule siia, et mul on sõbrannak üles, jätta mind rahule, on ju. Ja siis ta ütles, et ta rääkis seda lugu, kuidas ma ükskord jooksin sinna tuppa, lasin peeru ja siis tahtsin välja joosta ja siis vist oli meil kukkunud tagumiku peale või kuidagi, see oli veel nagu edasi. Ja siis ta ütles, et ta oli nii mark lihtsalt oma kõikide sõbrannade ees. Et ma olin jah, siuke kiuslik väike õde küll, ei saa öelda, et ma mingi kukupai olin. Jah. Ja minul on see vendade asi on natuke kergem. Et mul on 2 venda, üks bioloogiliselt, vanem vend on poolvend. Ta on mu isa eelmisest elust, on ju. Ja siis mu väike vend on mu täisvend siis. Mitte poolvend. Ei tea. Ma ei taha päris öelda, sest et Markus on ka mu päris vend. No, täisvend. Ei ole pool. Aga igatahes see. Aga ma ei ole ka Markusega nagu kunagi võib-olla jah, või nagu me ei ole ka kunagi öelnud, et see on mu poolvend, see on mu poolõde, sest me ikkagi oleme õde ja vend. Kui see tuleb nagu jutuks rohkem, et mingi miks me koos ei ela või mingi siuke asja vaata, et siis jah, me ütleme, et tegelikult on vaata niimoodi, aga muidu me ei maini seda. Võib-olla kunagi nagu, kui me olime mõlemad nooremad ja siis me olime ka nagu, ma ei mäleta, et ma oleks Markusega kunagi väga, väga palju tülitsenud. Me nagu saime suht kogu hästi läbi. Võib-olla nagu kõige suurem probleem oli see, et ta ei tahtnud mind nagu mängu võtta, sest et ma olin mingi väike tatt, pluss ma olin tüdruk ka veel ja siis nagu ta on must 4 aastat vanem ja mul ei ole nii suurt vanusevahet, nagu sinul on enda tõde-vendadega.
aga no ikkagi oli see, et kui ta oli 10, siis ma olin mingi 6-aastane tatt, vaata, ja see oli mingi, jah, ma ei tea. Ja siis võib-olla me millalgi olime mingi, et sa ei ole isegi mu päris vend, sa oled mu poolvend. Olete omavahel nii öelnud või? Mina mäletan mingeid siukseid asju küll, ja ma pole elus kuulnud seda, et oleks nii rääkinud. ja nagu ma ei mäleta Vihaoos lihtsalt. ja midagi siukest, sa ei ole isegi mu päris vend, et sa oled mu mingi poolvend. ja no mingi siukseid asju on olnud kunagi ammu. Aga nagu mingist vanusest või nagu mul on see ka, et mul on ainult tädipojad. Mul nagu mingi vanuseni, mingi 2019 äkki sündis meil esimene nagu tüdruk peale mind perre. Mul nagu mitu tädipoega ma kokku on. Sinnapoole suguvõssa, sa mõtled isapoolt? Ja isapoolsesse suguvõssa mul sündis nagu 2019 esimene tüdruk. Emapoolses suguvõsses mul on pole lihtsalt endaealisi nagu tüdrukud. Okei, üks tüdruk on minu ealine. Aurelia. Tõsi? Jah. Aga ta on jällegi, kui rääkida bioloogilist, ta ei ole veresugulane mul. Ei ole ju. Ta on nagu perre sisse. Ühesõnaga, tänapäeval ma arvan, seda on palju, et on siukest. No igatahes jah, aga point on see, et isapoolses suguvõses, seal, kus me väga palju käisime, nagu mingi, ma ei tea, jõuludel ja niimoodi on ju, mul ei olnud mitte ühtegi tüdrukut. Kuni ma sain 13 on, aga siis sündis ka alles esimene tüdruk, siis ta oli tita, on ju, mis ma teen selle titaga, on ju. Aga nagu isapoolses peres mul oli ainult poisid. Mul oli 3 tädipoega isapoolses peres. Ja siis mul oli mu 2 venda. Eks mul oli nagu lihtsalt 5 poissi seal. Ja siis mina. Ja siis nagu mu emapoolses perest on mul ka 2 tädipoega veel. Onu tütar on. Onu tütar on, aga ta on must vana. Ja sinu ealist. Minu ealist ei ole igatahes. Ja siis oligi kord, kui me käisime seal mu isapoolse pere juures, siis oli kogu aeg niimoodi, et need Karelit veel ei olnud, sest sellel ajal minu arust ma olin suht väike sellel ajal, aga no igatahes see oli isegi, kui Karel oli, see oli alati, et poisid läksid ühte tuppa, panin ukse kinni mu nina ja siis ma olin mingi ma tahan ka vaata teiega mängida, siis mingi, et ei, et sa oled mingi tats, sest nad on kõik must vanemad ka, üks mu tädipoeg on must aasta vanem? Ei, noorem on üks tädipoeg. Aga jah, üks tädipoeg on must aasta vanem, teine tädipoeg on 3 aastat vanem, sest et ma tean, et on Markusest aasta noorem. Ehk siis tema on must... Paul ei ole sust noorem. Ei, ma räägin, Paul on must aasta vanem. Ja. Georg on must 3 aastat vanem. Ja Markus on 4 aastat vanem. Theodor on must... Theodor on 2 aastat vanem kui Karel, nii et nad on peaaegu ühe eas. Ehk siis ta on must 6 aastat noorem. Jah, nii. Igatahes, aga see on alati nagu niimoodi, et Theodor ja Karel hängivad omaette ja siis Paul, Georg ja Markus olid omaette. Ja siis mina olin ka omaette, sest et mul ei olnud ühtegi teist tüdrukut ja mul ei olnud ühtegi eakaasast ka. Siis ma olin lihtsalt mingi, Paul on kõige rohkem mu eakaaslane, aga ta oli vaata poistega ja siis ta oli mingi cool. Siis ma olin kogu aeg mingi tegelikult ma nagu kõikide nende tädipoegadega ja oma vennaga sain nagu, vanema vennaga sain kõigiga individuaalselt, sain alati väga hästi läbi. Aga siis, kui me olime kõik koos kuskil, siis oli alati niimoodi, et nemad olid ühes toas, siis mina olin üksinda. Ja siis ma mäletan, sina käisid ka nendega, rääkisin, võtke palun jatega mängu ja siis ma seisin seal su taga, ongi please. Nad võtsid küll, nad küll olid mingi, oh my god, jälle me peame selle plika siia kampa võtma. Jaa, aga võtsid küll lõpuks, siis ma mäletan, ma ei saa mitte midagi aru. Ja siis, aga ma istusin seal, ma olin lihtsalt nagu happy to be there, vaata. Ma lihtsalt istusin mingi, ma pole üksida. Ja siis ma mäletan, kunagi oli siuke asi ka, et kui me olime Memmeesa juures, siis Markus öösel pasteeris mu nägu. Ja siis ma olin nii vihane selle peale, et järgmine kord, kui me olime meie juures, Markus magas diivanist, et ta muidu elas oma emaga, võtta. Siis ta nagu, ma tahtsin ka hommikul teda pasteerima minna, sest mul oli vaja kätte maksta. Ja siis ta nagu magas niimoodi, et ta magas külje peal, vaata, siis ma ei saanud ta näkku väga panna midagi, sest ta oli nagu küljega. Aga siis ma panin poolele näole ja siis panin käe peale ka veel hambapastat. Ja siis ma mäletan, ta oli isegi üleval sellel ajal, kui ma tegin seda, aga ta lasi mul teha sellest, et ta teadis, et nagu ma mäletan, ta nagu itsitas samal ajal minu arust, aga ma ei, ma lõpetan ära selle. Nüüd juhitad, sa oled üleval, ma ikkagi teen selle lõpuni. Aga igatahes jah, nagu võib-olla noorena või täitsa noorena, siis kui me olime mõlemad Markusega väiksed, siis me nagu saime hästi läbi. Ma seda väga ei mäleta, aga me saime okeilt läbi. Hästi, ma ei tea.
Aga siis mingi aeg oli küll nagu, kus me olime mõlemad siuksed nagu Pubekad. kinda jah. Või nagu kuidagi niimoodi, et ma hakkasin pubekaks saama, ta oli seal juba ja siis mingi, ma ei tea. Aga nagu meil ei ole kunagi olnud nagu mingi mega suuri tülisid, et me üldse ei saa Ma arvan, läbi. see on sellepärast, et ei ole ka ju koos elanud. Et need lapsed, kes Ja nagu- elavad koos, Ja siis Markus on käis nagu meil tülid külas suuremad. küll väga palju. Jaa, ta oli Aga- hästi kindla regulaarsusega, iga teine nädal oli ta ju meil ja niimoodi nagu nädala lõppudel, et seal oli hästi kindel nagu graafik nii kaua, kuni ta läks kooli ja tekkisid nagu muud asjad. Et selles mõttes jah, on keeruline kindlasti siuke nagu kärgpere asi, aga samas oli see hästi nagu tore siuke rütm tekkis ja teiseks just seesama, et te ei jõudnud nagu üksteist ära tüdineda, et saite jälle koos olla, samal ajal sai seda sidet hoida, et tegelikult oli minu meelest nagu väga hea, et läks niimoodi nagu ta läks, on ju. Ja tänaseks te ju ikkagi ju saate läbi, on ju, et see on kõige tähtsam. Jah, ja ma mäletan, et kooli ajaks me käisime Markusega samas põhikoolis. Ja siis või Markus käis seal koolis gümnaasiumis ka, ehk siis nii kaua, kuni mina lõpetasin põhikooli, oli Markus minuga samas koolis kogu aeg. Ja siis seal ma mäletan, et mul on meeldisid klassiõdedele, mis oli kogu aeg, et Markus oli nagu et tal on väike õde siin ja siis kõik ta klassid, nii nunnu, siis me punume talle patsi ja siis ma olin nii äge seal. Suured tüdrukud käisid selle patsi tegemas. Ja siis kui kogu aeg kooli peal oli ka tšau Markuse õde, tšau. Ma tundsin ennast nii suurena ja ägedana. Aga jah, ma ei tea, Markusega mul on kogu aeg nagu siuke chill olnud ja nüüd me nagu suhtleme isegi rohkem ja jah, käin neil vahest külas ja mingi chillne. Aga miks siis nii on, et kui õed ja vennad elavad koos, et siis kuidagi tundub, et iga õe ja venna nagu elutöö on teisel õel või vennal närvid seest ära süüa? Sa just ütlesid ka seda just, et nagu me jõuame üksteist ära tüdineda, vaata. Me oleme nii palju koos. Markusega mul oligi hea see, et nagu me vahest saime nagu eraldi ka olla ja siis nagu oli chill. Aga ma ei tea, Kareriga näiteks, me tülitsime ikka nagu mega palju, aga minul on see, et ma kiusan väga palju Karelit, aga minu põhimõte selle kiusamisega on see, et mina tohin teda kiusata, aga mitte keegi teine ei või. Et nagu mina kogu aeg kiusan teda, torgin teda, ütlen talle, õiendan taga, ma olen täpselt samasugune nagu Katju, vaata, et ma ei luba teda enda tuppa, ma õiendan temaga, ma olen siuke nagu ma olen. Aga kohe, kui ma kuulen, et keegi teine teeb talle liiga, siis ma olen valmis nagu kaklema, vaata. Ja mul on nagu kui mul isegi keegi nagu minu sõpradest ütleb ta kohta midagi, siis ma võtan ka kohe nagu huultest kinni ja ütlen, et ei, see ei ole see koht, vaata. Et nagu mina võin ükskõik mida rääkida, vaata, aga nagu, sest et see on minu vend. Aga kui sina tuled, ütled midagi ta kohta, isegi kas või sama asja, mis mina ütlesin, siis see ei sobi. Sest et mul on küll nagu, minu nagu mingid sõbrad, vaata, on nagu näiteks näinud, et ma mingi õiendan Kareliga või midagi, siis nagu, mitte nii lähedased sõbrad, osad nagu lähedasemad sõbrad nagu ei tee kunagi niimoodi, aga nagu mingid sõbrad on küll nagu näinud, et ma õiendan Kareliga või midagi siukest või nagu ütlen talle midagi ja siis nad nagu tunnevad, et nad võivad ka seda teha. Aga siis ma olen, nagu nad ei ole kunagi otse Karelile, aga nagu mulle näiteks minu tunnevad mingit issand, et ma ei tea, Karel on nii tüütu, siis ma mingi watch your mouth? Ei ütle niimoodi. Nagu kõikide pereliikmetega niimoodi ma võin nagu minna rääkida oma sõpradele, et sina oled ka tüütu, aga kui nad ütlevad sama asja vastu mulle, siis ma ütlen, et excuse you? Nagu mida sa räägid? Nii et jah, minu pere on ainult minu kiusata, on see point. Nojah, et ja ma arvan, et iga pereliige tunneb vist samamoodi moel või teisel, et kuidagi vaata peres on niimoodi, et kui sa oled koos, siis sa saad selle inimese kõige paremad küljed, aga ka kõige nagu mitte paremad küljed on, et nii head kui vead on ja siis ja kui me üksteisega õiendame, siis vahest me õiendamegi sellepärast, et kas me tahame end parimat sellele teisele või siis me tahame lihtsalt tähelepanu või siis me lihtsalt nagu tahame nokkida on ju kellegi kallal. Et on lihtsalt igav endal. Et ma ei oskagi öelda, kus see nagu tuleb, aga
ma tean, et noh, vaata, sinul on Kareliga 8 aastat vahet, on ju. Noh, Markusega vähem, aga noh, me rääkisime, et seal oli nagu see, et ei puutunud nii palju kokku igapäevaselt, et ei jõudnud ära tüdineda, on ju. Ja minule isiklikult tundub, noh, muidugi, ega ma arvan, et igas vanuse vahes on omad nagu plussid ja miinused, aga mulle tundub, et on võib-olla isegi oleks palju raskem, kui on nagu sihuke, noh, näiteks, ma ei tea, 3 last järjest ja kõik mingi aastaste vahedega. Saad aru? Siis kõik on nagu, no ma ei tea, kõikidel on korraga mingi jonni, ma ei tea, iga või mingi sihuke pubekas korraga on ja siis nagu neid tülisid ja neid konflikte lahendada, ma ei tea, ma ei ole olnud selles olukorras, ma päriselt ei tea, sest mul on vähemalt praegu see kaart alati, et kui teie mingi omavahel seal plõksite, siis ma lõpuks vaatan sulle, ütlen, kuule, keegi peab ju täiskasvanu olema, on ju, ja noh, keegi siis peaks nagu aru saama, et okei, ma nüüd jään vait, on ju. Miks sa kunagi talle otsa ei vaata? Ma tean, et mina olen vanem, aga... Ma ütlen talle samamoodi. Ära ütle, ma täpselt samamoodi ütlen talle, millal on vaja nagu tõmmata tagasi, ta teab seda ka. Aga lihtsalt, noh, kui nagu üks keerab üle ja on nagu, ma ei tea, 10, noh, siis üldiselt 18-aastane võiks nagu lõpuks nagu aru saada, et vai ma ei viitsi, on ju. No selle kohta on vist isegi ütlus, et targem annab järele, on ju, või lihtsalt jääb vait. Et noh, ega see juhtub kui täiskasvanud, aga täiskasvanud ka omavahel lihtsalt nagu kerivad ja auravad nii kaua, kuni on nagu hull mingi plahvatus käib. Aga öeldakse ikkagi, et targem annab järele või jääb vait või mis iganes. Et selles mõttes ma ei kujuta ette seda, noh, seda nagu väljakutset, kui sul on tegelikult lapsed nagu niimoodi hästi järjest ja siis sa pead ju kogu aeg tegelema tegelikult sellega, et üks kiusab, ühel on igav, on ju, aga miks tema seda sai, mina tahan ka seda, aga miks tal on nii, siis lähed tõmbab patsist, siis lähed mingi, sest mina tohin kiusata, kõik mõtled nii, nagu sina mõtled, et see on minu pereliige, miks ma ei või, on ju, tema eile tegi mulle, nüüd on minu kord teha. No see ongi niimoodi. Ja see käib nagu lõputult, on ju, ja siis ma nagu mõtlen, et oh my god, et mõtlen nüüd nende laste vanemate peale, et ühest küljest sa tahad, et esiteks sa tahad, et sul lapsed saaks hästi läbi, on ju, noh, näed, see nagu nii õnnestud, et see on normaalne ja kohane, et nad omavahel nagu kraaklevad, nii on ju võib-olla. Noh, teiseks on siis see, et siis sa pead seda lahendama ju niimoodi hästi diplomaatilist, et nagu kõik tunneks, et on õiglaselt lahendatud, on ju. On ju tegelikult. Et noh, see on tegelikult ülikeeruline. Siis kolmandaks, see vanem peaks jääma väga rahulikuks, ta ei tohiks isegi närvi minna selle juures, sest ta peaks olema hästi tasakaalukas, on ju. Noh, ja siis ta peaks olema hästi nagu fresh ja tubli selles mõttes, et noh, et lisaks peab lapsed olema kõik nagu hooldatud, toad peavad olema koristatud, ma pean olema veel hea kaasa oma abikaasale, ma pean veel tööl käima, ma pean trennis käima, mõtleme kui hullumaja. Jah, elu ongi hullumaja. Selles mõttes, aga ma ei tea, minu nagu point remains the same, et mina võin kiusata, siin Dissit ja Karelit ja Markust. Aga meie sind ei või? Ei võita ka, aga mitte nii palju. Aga ma lihtsalt räägin, et nagu teised inimesed ei või. Siis ma olen pahane. Siis ei sobi kuhugi. Aga miks on niimoodi, et mõned õed ja venna, okei, kius on tore nagu kuhugile maale, aga mina tean, Keilas kunagi olid õde ja vend, kellel oli 1 aasta vahet, on ju. Õde oli minu ealine, vend oli meist aasta vanem, on ju. Ja reaalselt me teame, et ma ei mäleta kumba taga ajas. Kas õde ajas venda taga või triikrauaga jooksid mööda tänavat, ajasid üksteist taga. Ma nii kartsin nende kakluseid, sest no reaalselt seal keegi sai kogu aeg mingi nagu sinika või midagi. See ei olnud mingi siuke väike nagu nögamine. Minu arust meil on Markusega ka mingid sarnaseid olnud. Ei ole nii on küll, mitte nagu teie ees, sest me mäletame kunagi, aga meil ei ole kunagi on nagu päris tõsiselt. Me oleme nagu, me teeme nagu naljaga seda. Sest ma mäletan, et kunagi ma olin äkki 12, Markus pidi olema mingi 16, siis me käisime kuskil spaas, mingi Rakveres ja kuskil, ja siis minul ja Markusel oli nagu 2 oli tuba. Meil oli peretubad, olite seal nagu eraldi seal teises toas. Aga noh, meil oli eraldi tuba ikkagi. Ja siis me nagu reaalselt poole öönime nagu, sest seal oli nagu Te möllasite terve see tuba. Meil oli nagu 1 voodi, aga niimoodi, et see oli 2 madratsit, vaata kokku lükatud lihtsalt. Ja siis me lihtsalt nagu terve kaklesime seal nagu, no see oli küll naljaga, aga see oli ikkagi nagu siuke, et ta lükkas mind sinna 2 madratsi vahele, siis ta lükkas need kokku ja siis ta pani mu sinna kinni ja siis ta tuli istus mulle peale ja siis mingi, ma ei tea, kuidas see oli nagu, see oli selles mõttes nagu tore. Ma ei tea. Ja ma olen Kareliga teinud mingi sükst asja, ma panen mingi vetsu kinni või midagi, siis panen tulekustu. Lol. Teisel tekib mingi eluaegne trauma selles, kardab pärast pimedat ja ma ei tea mis. Ma ei tea, mul on klaustrofoobia näiteks nüüd, äkki see tuligi sellest, et Markus pani mu sinna 2 madratsi vahele kinni.
you don't know nagu võib-olla, aga jah, igatahes nagu siis ma tahtsin sellest ka rääkida, et mul nagu bioloogiliselt on 2 venda, aga ma tunnen nagu mul oleks tegelikult mingi 6, sest et just kui me käisime Türgis, on ju, siis ma üks õhtu hängisin nagu Georgi ja Kennuga, käisime seal mingi... Kenert siis? Kenert on tegelikult nimi. Käisime, no ma võin öelda Kennu ja Jojo. See on mõlema hüüdnimed, aga edes käisime seal mingi Irish pubis ja mingi, kus iganes me käisime. Siis me pärast läksime sinna Midnight Dinneril, on ju, siis me seal rääkisime mingitest asjadest või nagu midagi, ma rääkisin enda mingitest endestest peikadest või kuidagi midagi rääkisime, on ju. Ja siis Kennu ütles mulle, ta oli nagu natuke süpsis ka niimoodi, aga ta ütles mulle, et teada, ei, et nagu kohe, kui sul on mingi jama, helista mulle nagu, helista Georgile, mida iganes, nagu me tuleme kohe kohale, kedes pani mulle mingi, räägi mingi pep-talki seal maha ja mingi monoloog, et ma olen ka nagu tema väike õde ja mingi sükest värk, siis ma mõtlesin, et okei, tegelikult nagu ongi, sest ma olen ju Georgi kutsunud endale järgi ja mingi tahan, et Kennu tuleks täpselt samamoodi, nagu iga kell. Ja siis ongi, et mul on Kennu ja mul on Georg, siis mul on Markus. Ma mõtlen praegu nagu vanemaid vendsad otsast Karel, et pean pigem mina kaitsma, kui nagu vastupidist. Nagu... Praegu veel, jah. Aga jah, ja siis mul on Tannu, see oli meil siin ühes episoodis, on ju, tema on ka mul nagu suure venna eest. Siis mul on need teised 2 vanemat tädipoega ka, on ju, kes samamoodi tegelikult tuleks, kui ma helistaks, on ju, kuigi helistasin, sest nemad elavad natuke kaugemal minust, aga ikkagi. Ja siis ma ei tea, siis mul on veel selliseid sõpru nagu kutte, kes mul on nagu suurema venna eest. Sul on väga hea ja tugev tagala. Jah, ehk siis nagu mul on mingi 10 erinevad numbrid, kellele ma võin helistada, kui mul on jama ja vennad tulevad kohale ja annavad. Aga see on nii hea tunne. Ja. Tegelikult, kui sa saad öelda, mina mäletan, mina ka noorena seda kaarti kasutasin palju. Minu vanem vend 15 aastat on vanem on ju minust ja ta oli Keilas üsna nagu tuntud heas mõttes, et kõik teadsid, et ta oli ta oli ikkagi palju vanem on ju ja seal olid mingid kõvad seltskonnad, kus ta nagu liikus ja siis ikkagi kõik, ta hüüdnimi oli Keilas Tünn on ju, siis kõik teadsid. Ta on küll suht tünn. Jah, tünniõde enam eluaeg olnud on ju ja kõik ütlesid, et ta on tünniõde, teda ei puutu nagu, et alati kaitse oli peal, kõik teadsid nagu, et see on nagu mingi, et seda ei üldse nagu ei puutu, et selles mõttes see on väga nagu julge olla. Ja mul on ka see, et nagu mul polnud vaja isegi seda vist kunagi, ma ei mäleta küll, et oleks olnud vaja. Mul ühe korra on vaja läinud seda, ma ei teaks. Ma võin kohe rääkida selle looga, aga nagu lihtsalt mul ongi see, et mul otseselt ei ole ükski mu nendest kõikidest vendadest, kes mul siis on ja mul ei ole nagu keegi ei ole niimoodi tuntud, vaata nagu sinul oli, aga nagu... No ta ei olnud ka tuntud. No jaa, aga... Keil on nii väike koht, et seal nagu... Aga selles mõttes, et kui ma ütlen, et kõigi tuleb mul kolm, ma kutsun Markuse, siis ta mingi, kes see on nagu... ja nagu... ma kasutaks seda kaarti, et mul on 5 vanemat venda. See ei taha praegu hakata nagu... Aga see lugu, kus ma kasutasin, see ükskord see oli... Ma ei kasutanud ühtegi oma... nagu päriselt oma venda või sugulast, aga nagu nii-öelda venda Tannut. Sest et ta oli ka kunagi, nüüd enam vist väga mitte, aga ta oli ka kunagi nagu Tallinna peal oli nagu mingites seltskondades oli nagu tuntud nimi. Ka sellepärast, et ta hängis mingite inimestega ja mingi mida iganes. Ja siis ta teadis kogu aeg inimesi, kes teadsid inimesi, vaata. Ja siis ma mäletan, mul oli nagu üks kutt, kellega mul oli mingi teema või mingi asi ja siis nagu minu üks pusa oli tema käes ja siis üks teine mingi emotsionaalse väärtusega mingi asi oli ka tema käes, on ju. Aga siis meil nagu lõppes see mingi thing ära ja siis ma tahtsin need asju tagasi, aga ta oli nii peti, et ta oli mingi, ei saa need asju tagasi, need on minu omad. Siis ma mingi, mis mõttes ma ei saa neid tagasi, ma tahan neid tagasi, vaata. Ja siis ma nagu, ta ei olnud nõus neid mulle andma, ma proovisin ise nagu nõu ja jõuga niimoodi, nagu ma sain, aga ta ei olnud nõus mulle andma neid. Ja siis ma lõpuks ütlesingi Tannule, et näe, siin on selle kuti nimi, Instagram, kirjuta talle, ütle paar kurja sõna ja saa oma asjad tagasi palun. Ja siis Tannu saatis mulle pärast screen'id, kuidas ta kirjutas sellele kutile. See oli niimoodi, et ma teadsin, kus kutt elab ka, sest ma olen tal külas käinud. Ma ütlesin Tannule ta aadressi ka. Tannu kirjutas sellele kutile ta aadressi, ta täis nime ja oli mingi nii.
kas sa tahad, et ma annan selle info nagu edasi mingitele peksuvendadele või siis sa annad teada need asjad tagasi. No ta poleks never andnud, aga ta lihtsalt nagu ähvardas sellega. Ta oli kohe mingi okei, vabandust. Ma annan tagasi. Sain kohe need asjad tagasi. Nii et vot, tuleb kasuks vahepeal. Jaa, nõus. Vot. Aga kui nüüd tulla selle juurde tagasi, kui ollakse väiksed ja õdede vendadega ja ei saada läbi ja saadakse läbi, siis mina lihtsalt omast kogemusest tahaks seda öelda, et hoolimata sellest, et millised need suhted on, kui saad läbi või ei saa läbi mingis vanuses, ma arvan, et oluline ikkagi on just see, et on see aeg, mida koos veedetakse, siis tegelikult sa kasvad kokku, tahad või ei taha. Ja siis sa suurena saad alati nagu nendele inimestele loota, et siis nad ongi sinu tagala. Et näiteks see sama näide, et ma oma isa poolt õe vennaga ei ole kokku kasvanud ja ma arvan just sellepärast, et me ei ole tegelikult üldse koos olnud. Et meil ei ole olnud peretraditsioone, mida me koos tähistame või nii, et selles mõttes ma saan aru, et väga paljud justkui nagu mingis eas mõtle, et issa, mul on nii nõme vend või nii nõme õde või ta käib mulle nii närvidele, siis ma arvan, et see on kõik nagu mööduv ja sa tahes-tahtmata kasvatada ju ikkagi nagu kokku, kui just mingi, ma ei tea, mis draama või mis asi peaks juhtuma, et ma tahaks lihtsalt nagu korraks nagu lohutuseks öelda, et mulle tundub, et see on nagu siuke natukene mingi õdede-vendade thing ja mingi vanusega mööduva kaasnev asi äkki või, kui ei saada läbi. Ei, ma arvan küll, jah. Sest et ma ei tea, nagu ma tunnen, et näiteks Luisad on mul ka nagu õde-vend, vaata. Sest te olete nii palju koos olnud. Jaa, aga sellega ongi see, et me ka nagu tülitseme vahest niimoodi nagu õed-vennad tavaliselt, sest et ma tavaliselt teiste sõpradega ei tülitse niimoodi või siis, kui sa tülitsed nagu teiste sõpradega, siis see suht jääb ka niimoodi, et nagu nüüd on siuke imelik vaata olla. Taino Luisaga me nagu kogu aeg mingi näägutame või siis vahepeal nagu reast lähme tülli või nagu mingi ütleme üksteist salast, aga me alati kuidagi saame tagasi sinna, et me nagu jälle suhtleme. Näiteks, kui me käisime eelmine aasta Türgis, siis Luisa oli meil kaasas ja siis me jagasime 10 päeva tuba seal ja siis me nagu päris mitu korda läksime närvi üksteise peale, aga me nagu kuidagi alati vist nagu saime jälle sõpradeks ka nagu mingi 10 minuti jooksul. Me läksime tülli ja siis me nagu järgmise minutil mingi aga lähen välja siis või ma ei tea nagu. Et need olid alati suhteliselt lambised nagu asjad. Jah. Vot. Mis sa ütleks nendele, kellel on õed vennad, kellega nad tülitsevad? Ma ei tea, sest et ma ikka ise ka siiamaani tülitsen oma vennaga. Vanema vennaga ma pole kunagi see nagu nokid lihtsalt. Tülitsenud. Miks sa teed seda? Igavusest või? Tunnista ausalt üles. Tahad lihtsalt näha tema reaktsiooni või? Ma ei tea isegi. Vahest on igav, aga vahest mulle käib lihtsalt närvidele, et ta vedeleb. Nagu ma ei tea, kui ma tulen koju, siis ta on diivani peal, siis ta vedeleb, vaatab oma mingi YouTube ja siis ma olen mingi nii. Miks mina seisan ja sina vedeled seal või nagu ma ei tea, siis ma ütlen talle midagi, mingi panest tadrik ära või nagu midagi siukest võttest, et nagu mida sa vedeled seal nagu tee midagi. Ma ei tea, mul on lihtsalt siuke tunne, et nagu ära vedele. Aga sina vedeled? Aga vaata, ma teen seda enda toas. Mitte niimoodi, et ma teen seda kõigi silme all, et nagu see on hea point. Pluss teil on muidugi täna see luksus, et te elate mõlemad oma toas. Aga mõtle, kui sa oleks ühes toas. Me olime kunagi ühes toas, aga sellel ajal ta oli suht tats, nii et see oli nagu sisuliselt just sündinud. Jah, ta oli mingi 2-3 aastane, kui me tuba jagasime. See oli ikka väga tillukene. No siis mina ise olin ka mingi 10-11, nagu see oli suht lamp. See oli väga vähe aega ka. Aga sellel ajal, kui ta oli tita, siis ta meeldis mulle ka, siis ma kunagi ei kiusanud teda. Sest et nagu, siis ma nagu sa mängisid taga nagu nukuga. Ja siis ta oli mul nagu nuku, on ju. Et siis ta nagu meeldis mulle, aga siis kui ta nagu õppis käima ja rääkima ja vastu ütlema midagi, siis ma meeldis mingi nagu, kes sa oled veel nagu mine korista kööki või midagi, ma ei tea. Mine pisse nõusid natuke. Ja siis, kui sulle nii öeldakse, siis on ilgelt nõme. Jaa, sest et nagu, mida sa möllised? Aga miks sa samasugune siis oled? Sest et nagu, miks sa vedeled? Nagu mul on, vaata... Kas sa näed, et sa ise oled ju täpselt samasugune ja sa ise eksid nende asjade vastu ka, mida sa ei taha, et teised sinuga teevad? Jaa, aga vaata,
see on teine asi. See lihtsalt on. Nagu ma ei tea. See on naljakas, jah, kuidas... Ja siis üks asi, mis mul olnud närvidele käib ka veel, on see, et nagu Karel käib kogu aeg oma sõpradega meie juures, et ma saan aru, meie kodu on kõige lähemal nende koolile, on ju. Elame täpselt kooli kõrval. Paremas mängivad meil kui kuskil õues või ei tea kus. No mida iganes. Ja ma saan aru, et Kareli tuba on väike, aga minge tema tuppa. Ma ei viitsi, kui mina ka tulen kuskilt või kui ma olen kodus, siis ma lähen suurde tuppa ja terve suur tuba on mingeid tatte täis. Nad tulevad õhus mingi 4-5 ja terve tuba on mingeid tatte täis ja siis nad mingi karjuvad oma mingid, mängivad kõik ühte mingit mängu ja siis nad karjuvad üksteise peale seal ja mingi mida iganes. Ja siis nagu tavaliselt mina olen seal mingi väga eriline nähtus, vaata. Ja see on alati mingi Kareli õde, et mis klassis sina käid? Kui vana sina oled? Kui vanalt sina Snapchati said? Siis ma mingi... Nii. Et nagu... Mul väga hea meel, et nad nagu nii-öelda nagu vaatavad mulle niimoodi alt üles, et ma olen nagu huvitav nende jaoks. Aga minge minema. Nagu, sest et ma ei viitsi, ma tahan enda kodus, ma tahan olla, tahan rahulikult köögist mingi süüa võtta või nagu mida iganes vaata ja siis seal on mingi tatid jooksevad ringi lihtsalt ja nad on siuksed ka, et oleks siis veel, et nad panevad vähemalt oma asjad Kareli tuppa ja lihtsalt istuvad seal elutoas diivani peal, on ju. Nad viskavad kõik oma mingi jakid, kõik asjad viskavad laiali toa peale, siis ma käin seal nagu mingi The Floor is Lavat mängin või midagi. Käin seal nende asjade vahet. Seda tuleb öelda neile, kui nii on. Mina ja siis kui ma ütlen, siis Karel, su õde on nii nõme. Saad aru, mitu korda ma olen kuulnud seda, kui ma saadangi nad enda sinna Karele tuppa või midagi, panevad ukse kinni. Miks su õde nii nõme on? Excuse me. Sest et, ma ei tea, sest te olete tüütud. Ma ei tea. Tegelikult on nad toredad, siis kui mina olen vähem kodus nendega, siis nad alati, ma ei lase neil seal niimoodi lagastada ja olla ja siis nad võtavad ennast jumala just kokku, nad õpivad kõik koos ära. Ja see mulle väga meeldib, et jumala tore komme tulevad peale kooli. Mingi õppige raamatukogus. Nad on ma ei viitsi. Jah, ei, tegelikult on vahva, kui on õed ja vennad ja kui saab nendega õiendada ja kui sul on see luksus, kellega õiendada, on ja. Sest ainult meil ongi pereliikmete ja see luksus, ma saan aru, sest keegi teine ei tohigi teiste õdede ja vendadega õiendada. Täitsa õige. Ei. Nii et ükskõik kui tüütud nad tunduvad või ei ole, siis tegelikult on tore, olge õnnelikud, olete hoitud. Ma ei tea, nagu mul on osad nagu sõbrad ka, kes kui tulevad mingi külla, siis ma õiendan oma vennaga või midagi, siis ütlevad ka, et ära nagu, vaata nagu ära õienda nii palju. No mul on nagu peikad eriti millega pärast on olnud siuksed, et nagu... Meeste rahvastena saavad aru, vaata, et sa oled liiga suur õienda. Ma olen vist rääkinud ka seda lugu, aga nagu ükskord, kui see eelmine peika mul vaata minu esinemiselt teie tulite nagu varem koju ja siis ma jõudsin hiljem järgi. Siis ma nagu tulin koju, siis ma ei näe teda mitte kuskil, ma mingi, kus ta on, vaata, et ta tuli ka ju teiega. Siis ma lähen vaatan Kareli tuppa. Seal on Kareli sõber ja siis minu peika. Ja nad minu arust kohtusid sellel õhtul äkki mingi esimest või teist korda alles, ma mingi, et mida teete, vaata. Ja siis Karel ütles nagu, mu selle peika, et näita six-packi. Siis ma ütlesin Karel, et lõpeta ära, mida sa ajad, et nagu, või nagu ma hakkasin taga mingi õiendama ja siis peika oli ka mingi, et nagu raun vaata, et me on siin mingi meeste jutud, vaata. Pani ukse kinni ka, ma mingi. Okay. Said, pärast sulle. Aga tal olid ka nagu õed, kellega mina siis bondisin. Aga see mõttes, et ta nagu ei õiendanud oma õdedega kunagi, nii et aga Te ei elanud koos ka? Te elas eraldi? Ei, aga ta... Sellel hetkel, kui te koos olite? Ja sellel hetkel ta elas eraldi, aga ta ju enne seda elas nendega koos. No võt, siis sul on ju veel mida õppida. Jah, ma ei teagi. Te, kuidas sinust siuke suur õiendaja on saanud? Mina küll ei ole siuke. Kust ma siis sain selle geeni? Tädi Katu geen. See on mingi 1%, mis ma tädi Katult sain, oli see õiendamise geeni. Tundub küll, jah. Sest et ma olen suur õiendaja. Aga tervitame lõpetuseks siis tädi Katut. Ta vist valmistab juba ette koogikesi homseks. Ja. Head ekleerid tulevad. Aitäh. Aitäh. Ja tore oli. Järgmise korrani.